Tere, mina olen Jevgeni Ossinovski. Ja mina olen Kaarel Oja ja te kuulate Linnajutte. Siin räägime me nagu ikka maast ilmast ja natuke ka Tallinnast. No põhiliselt Tallinnast. Head kuulamist. Tänases Linnajuttude episoodis kõneleme põhilise teemana Tallinna linna lisaeelarvest. Siis Isand Raudsepa juhitud linnavalitsus on saanud valmis teise eelarvedokumendiga. Katusarahakesi mõnusasti jagatud seal endale sõbralikele ühingutele. Aga alustame siis sellel nädalal on kuidagi ootamatult palju kõiksugu poliitilisi reitinguid tulnud, mis siis hindavad seda, kus siis Eesti poliitika tänase seisuga on siin natuke vähem kui aasta enne Riigikogu valimisi ja üsna huvitavad arengud. Mõned siis on sellised üsna stabiilsed, aga vist kõige sellisem huvitavam tendents või trend, mida me oleme jälginud, on see, et kuidas siis Keskerakond on tegelikult hakanud siis Isamaale reitingutes järele jõudma. Isamaa ja Keskerakonna, see on fakt, et nad teineteisele lähenevad. Üks uuring juba näitas just veenvat möödaminekut. Ausalt öeldes see, kuidas asuti siis Isamaa leerist ka rääkima sellest, et see ei ole võimalik ja tuleb vaadata ainult Ühiskonnauuringute Instituudi numbreid. See tekitas minust palju rohkem seda nagu veendumust, et asi ongi juba käes või nagu see põnev hetk on juba käes, et tegelikult on mure. Kui hakatakse vaidlema uuringufirmadega, et siis reeglina on see hetk käes. Ja. Just, et laias laastus juhtunud on kõige lihtsam ja loogilisem asi, ehk siis see, et kui Keskerakond uuesti toodi suurde poliitilisse mängu Isamaa poolt pool aastat tagasi, siis jättes korraks kõrvale selle... Sa mõtled Tallinna koalitsioonis, jättes kõrvale selle, et oli see halb otsus, oli see meile raske otsus ja kõik need muud jutud, siis sellest fakt sellest, et see erakond toodi uuesti mängu tagasi ja see, mis me tol hetkel ütlesime, et läbi selle me laiemalt nagu legitimiseerime uuesti selle erakonna või ütlemegi, et kõik on hästi, varsti saab karistus kantud ja tuleb anda 4. võimalus, see ongi juhtunud. Ja see, mida tükk aega nagu Isamaa ei tahtnud uskuda, et see hakkab tulema ka nende arvelt. Ja tegelikult me seda näeme, mitte ainult nende arvelt, Keskerakond kindlasti mobiliseerib oma valijaid jätkuvasti väga tublisti, aga see tuleb Isamaa arvelt ja arvestades seda trendi, siis isegi kui nad veel ei ole mööda läinud, siis see juhtub lähiajal. Mida me oleme ka viimaste valimiste puhul näinud on see, et Keskerakond teeb oma reitingu ära. Isamaa ei tee. Ehk siis reitingu kõrvale panna ka reaalne valimissituatsioon ja tegelikult see muudab mängu väga nagu mitmel võimalikul viisil. Ma arvan, et mina ka ei oska veel nagu öelda, mis see järgmine käik täpselt saab olema. Et kindlasti tekib selline suurem mobiliseerumine Keskerakonna vastu laiemalt, mis võib mõjutada hoopis nagu neid erakondi, kes on seal 3., 4. kohal, mingi dünaamika tekib seal. Kindlasti Isamaa ei jää seda ka ise pealt vaatama, sellepärast, et kui ka tekib mobilisatsioon Keskerakonna vastu, siis see ei teki Isamaale nagu kasulikus suunas või positiivses suunas, kuna nad on ennast täna nii nagu kokku mänginud läbi Tallinna koalitsiooni. No reeglina on Isamaa sellises olukorras siis kutsunud ise esile siis mingisuguse suhteliselt kunstliku konflikti, mida ju Tallinnas annaks teha, näiteks ma ei tea, eestikeelse hariduse või mõne muu nii-öelda Eesti teema osas, et siiamaani on ju väga üks teineteisele siis tehtud ikkagi väga nii-öelda valdavalt katet, eks ju, kõikides asjades, ka sigadustes, mida siis teine on teinud, aga tõenäoliselt see seda närvilisust ka sisemiselt kahtlemata suurendab. Aga kui korra nüüd tagasi minna, siis eriti, ütleme, venekeelse valijaga on suhteliselt lihtne paraku Tallinnas ja Eestis tervikuna, eks ju, et seal sotsid ja mõned teised erakonnad saavad mingi nii-öelda kümnendiku võib-olla natukene peale parematel päevadel nendest valijatest, eks ju. Isamaal on ümmargune 0, Reformierakonnal ümmargune 0 ja loomulikult
et Keskerakond võtab sealt nii-öelda mäekõrguselt, on ju, see on siin nagu jäämägi, eks ju, mille peal nad saavad purjetada. Aga eestikeelse valija jaoks on olnud ikkagi Kõlvarti juhitud Keskerakonna suhtes ikkagi üsna tugev barjäär, eks ju, see puudutas seda, millele sa viitasid, mis on, eks ju, need korruptsiooniasjakesed, mis ikka need avaliku raha sendid ikka kipuvad käte külge kleepuma Keskerakonnal ja teine on siis ka selline teatud kõhklus just, mis puudutab just neid nii-öelda vene teemasid, eks ju, et eks nad on ju, ma ei tea, võtame selle sama eestikeelse hariduse, nad nüüd küll kogu aeg räägivad, et kuidas nad väga toetavad, aga tegelikult iga kord, kui nad said sellele vastu hääletada, eks ju, Riigikogus nad alati ju sellele vastu hääletasid. Ja see barjäär oli ju ka viimastel kohalikel valimistel selgelt olemas Keskerakonna suhtes ja kui siis Isamaa oleks nendega koalitsiooni, siis mingis mõttes ju Reinsalu pani selle nii-öelda kvaliteedi pitseri peale, et ei korruptsioon ega need vene asjad tegelikult ei ole probleem ja osa valijaid siis on kindlasti seda siis ka sellisena aktsepteerinud, et tuleb ju aru saada, et Keskerakonna see arvestatav on ju 20+% toetust, et sellest väga suur osa ongi just nimelt venekeelne valija, eestikeelse valija seas tegelikult tal toetust on seal 10% ringis, eks. Aga tänu sellele, et nii kui ta sealt natukenegi saab juurde, siis tegelikult ta reitingutes ka kohe kosub, nii et mingis mõttes natuke selline, et I hate to tell you that I told you so, but I told you so moment, et see oli ju põhimõtteliselt ju ootuspärane, et see Isamaale sellega ka lõpeb. Ma mõtlen, ainus võimalus, et selline mingi rahu säilib nende vahel on see, et kusagil on mingi väga veenev diil tehtud ära. Et juhtugu, mis juhtub, on ju, et Urmas, sa oled peaminister, ja me võtame selle linnapea koha ja nii-öelda laseme uuesti valimiste võitjana, ma ei tea, räägitakse mingist järgmisest 2+2 lahendusest või mingist muust jamast, aga ma ei ole ka kindel, et kuidagi Keskerakonna sisemiselt nagu teist korda sellega lepitaks või Keskerakonna valija ütleb, et nii nagu Tallinnas seda linnapea kohast loobumist müüdi, et vaata, kus tegi suure ohverduse on ju Kõlvart, et ei nõudnud seda linnapea kohta on ju valimiste võitjana, vaid oluline on minna ideid ellu viima, mida veel ei ole. Aga et kuidas sa nagu müüd selle uuesti maha veenvalt, kui sa tegelikult need valimised võidad, et see on niisugune, Kõlvart on ju selles mõttes teada, et ta teeb liigutuse siis, kui see on nagu raudpolt kindel värk. Ma vaatasin, et kaks naljakat, üks naljakas ja üks huvitav kommentaar oli sellele reitingute dünaamikale. Naljakas kommentaar oli Reinsalult, ta hakkas rääkima, et kuidas ta on just kohtunud loomeliitudega ja koos loomeliitudega nad planeerivad uusi plaane selleks, et kuidas taastada rahva usaldus poliitika vastu. Mis näitab seda, et ta on ise nii hädas, et ta ei suuda isegi midagi veenvalt välja mõelda selgituseks, et miks see niimoodi on juhtunud. Aga huvitav oli see, mida ütles Kõlvart ütles niimoodi, et aga kust te võtate, et tema on Keskerakonna peaministri kandidaat? Panid tähele? Ei, seda ma ei pannud tähele, aga see kõlab iseenesest loogiliselt. No ja fabuleerime siis edasi. Kunagi oli jutt siis, kui Keskerakond, eks ju, Kõlvart see esimeheks, seal pahad asjad, partei hakkas servadest, on ju, mis servadest tuumast hakkas lagunema ja siis, eks ju, osteti Jaak Madisson EKRE-st üle, selline suur skandaalne lugu, kuidas niimoodi, Yana Toom oli väga pahane, et tema küll selle mehega koos Europarlamendis tööle ei hakka, nii. Ja siis oli jutt sellest, et Madisson osteti sellega, et ta saab peaministri kandidaadiks 27, et kuna Kõlvartil oli nii-öelda maine või kuvandi probleem, eks ju. Ja see tundus isegi üsna veenevist tollal. Aga praegu vaates, et kuidas see Keskerakonna dünaamika on läinud, et ei tea, kas see nagu nende vaatest oleks tark panna. Et kui Kõlvart ise peaministriks minna teab, et ei saa või ka ei taha, tahab linnapeaks minna, et siis tuleks ju võtta populaarsuse teine poliitik. Kes on populaarsuse teine poliitik Keskerakonnas? Ja ka Kõlvart, aga kindlasti on seal ka Lauri Laats, kes arvab, et ei oleks küsimust seda vastutust kanda.
Ma arvan ka, et Madisson seda selles erakonnas sellisel kujul praegusel hetkel välja ei pea, see oleks rumal otsus nende poolt. Ka vaadates kohalike omavalitsuste valimiste tulemusi, et see Madisson ei leidnud neid Keskerakonna valijaid üles, tegelikult väga halb tulemus temal selles Keskerakonna potis, aga seda, et hakatakse mängima nagu mingit Anastasia või Laatsiga nendes kontekstides. Aga oleks ju väga vahva selline valimisplakat A. Kõlvart peaministriks, M. Kõlvart linnapeaks. Väga vahva oleks, muidugi väga vahva oleks. Nii et seda dünaamikat saame siis lähikuudel, ma arvan, jälgida, et hakkab kindlasti mõjutama ka sellist üldist pilti. Aga sa mainisid tõesti, et Reformierakonna allakäigul on erinevaid selliseid etappe olnud, et ma mäletan, et kui Reformierakond veel oli vana Reformierakond, et siis oli alati see, et kui Reformierakonna reiting langes alla 20, et siis oli see nii-öelda ülemisel korrusel läks see tuletõrjealarm läks käima, et nüüd me peame midagi tegema, et meie partei toetus alla 20 ei lange kunagi, saagu mis saab, eks ju. Ja see on juba ammu minetatud nii, siis vahepeal oli et umbes 15 on see koht, kust nagu startida, eks ju, kampaaniasse viimastel kuudel nii. Ja nüüd viimane nädal näitab, et vist isegi 10 ei ole see põrand. Mingi korrus on kogu aeg veel allpool olemas, et trepp läheb edasi või siis nagu, et on jalad põhjas, ei lähe jälle järgmine sügavik, et jälle läks põhi alt ära, kui sa vajud. Nad võivad saada veel ühe nagu kabelimatsu veel, on see, et kui parempoolsed, kes on kuidagi nagu seisma jäänud, et üsna stabiilses kohas, aga ütleme seal nagu 50 vahepeal, tegelikult ei ole teinud või leidnud ise seda käiku, et nagu natuke laiemaks tõmmata oma vaadet või et kuidagi hästi sellises puritaanlikus parempoolsuses ollakse kinni. Kus ei ole väga palju valijaid. Kus ei ole väga palju valijaid. Et mulle väga meeldis ühe parempoolse Tallinna linnavoliniku tsitaat. See tunne on vastastikune, et meil on nendega väga vähe ühisosa peale selle, et nad on ka väga toredad inimesed. Ja selles mõttes, kuna nad on tegelikult väga toredad inimesed, kellega saab ka nagu sisuliselt rääkida, ka nendest väga nagu erinevatest maailmavaatelistest lähtepunktidest, siis on teatav sümpaatia mul nende suhtes. Ka see, kui nagu tegelikult normaalselt toimib meil selline opositsiooniline koostöö nendega, et mul ei oleks midagi selle vastu, kui need inimesed, kes tegelikult tahavad südamega midagi teha seal parempoolses vaates, parempoolses nurgas Eesti poliitilisel maastikul, kui nad nagu ka leiavad selle järgmise käigu, et nad sellisest väga kitsast nišist natukene välja tulla, aga nad peavad selleks tegema midagi, mis mõjub nüüd uuesti värskena, sest lõpuks nad on ka tegutsenud ju oma jagu aega ja leida käigu, mis kõnetaks natuke rohkem kui selline ideoloogiline parempoolsus. Aga ma kogu aeg ikka mõtlen, vaatan, et suhtlen inimestega, kes Reformierakonnas seal Riigikogu fraktsioonis on, neid on seal peaaegu 40 ja nad ju peavad ka mõtlema, et ei saa ju lihtsalt vaadata, et kuidas niimoodi veereb mäest all, et kuskilt ju peab ühel hetkel tulema see, et sõbrad, et ellujäämisinstinkt on siiski ka organisatsioonil olemas, et we need to do something, aga siiamaani kuidagi seda üldse ei ole, et seda püütakse kuidagi venitada, ma vaatan praegu üsna kunstlikult püütakse ehitada seda mingisugust suurt liberaalset rinnet peale tungeva konservatismi vastu. Aga seda tehakse ka nii kuidagi robustselt või selliselt arusaamatult kunstlikult, et ma arvan, see ka ei päästa. Ei päästa. Ega impeeriumit ei kuku ju kuidagi niimoodi, impeeriumit ehitatakse sammhaaval, aga kui nad kokku kukuvad, siis korraga. Ühel hetkel nagu üks kivike kukub või keegi läheb ära, lõpuks ega ka nagu parempoolset tõus ei pruugi tulla sellest, et tuleb mingi suurepärane idee või mingi asi, mis kannab, kõnetab. Piisab sellest, et 1-2 Reformierakondast lähevad mõnda valimisringkonda parempoolsete esinumbriks ja inimesi, kellel see nagu ideoloogiliselt ei oleks probleem, vaid väga selge nagu maailmavaateline on seal Reformierakonna fraktsioonis oma jagu,
ja no siis on jah see, et see kukub kokku nagu kiiresti. Aga vaata seesama see, et minu arust Reformierakond, nad püüavad nagu igal võimalusel sõnastada mingit uut suurvisiooni või et küll oli see sinimust valge, siis oli 8 jalg, vahepeal oli veel mingi unistamise värk. Et üldiselt, vaata, kui sa teed seda asja oma seal 25% toetusega, siis sa vaatad küll, et vau, kus panevad, et sinimust valge unistamine ja 8 jalg tuleb nurga tagant. Aga kui sa teed seda oma 10% toetuse pealt, siis kõigil on kõrvalt nagu, et kuulge, lõpetage ära, et see on nagu nii piinlik. Tegelikult sama jutt, kontekst on teine. Ja mis on veel nagu täiesti tähelepanuväärne, me jõuame kohe Keskerakonnani ja selleni, mida ma olen see nädal tajunud, on see, et kuidas nagu mobiliseeritakse erakonna siseselt kõik liikmed mingit jutupunkti ajama. Aga Michal tuleb, räägib seal suurelt poodiumilt 8 jalast, on ju, mitte keegi ei tee tuge oma erakonnast. Kõigil on nagu see, et... aga sa ka ei teeks, kui sa seal oleks 8 jalga. Just, aga seda on näha jah, et ta on ikka väga nagu üksinda ja kõik on kuidagi nagu käega löönud. Et seda nagu kirekest ei ole üldse. Soovime neile edu ja tuleme nende arutelu juurde siis mõnikord jälle tagasi. Aga lähme siis lisaeelarve juurde. Lisaeelarve kuulajatele, vaatajatele Tallinnas reeglina tehakse just nimelt juunikuus, suurusjärk tavaliselt sõltuvalt sellest, kui palju siis raha on, ehk siis kui palju tulumaks on rohkem laekunud, kui aasta algus planeeriti, umbes selline 10 miljonit eurot. Reeglina siis tehakse mõningaid selliseid korrektsioone, mõnda täiendavat, näiteks on haridustöötajate palkasid tõstetud seal huvikoolides näiteks, eks ju, veel mingid seda tüüpi teemasid või käivitatud mõnda uut projekti, mida siis eelarve aasta alguseks ei jõutud. Investeeringuid, kui näiteks mõni on ehituslepinguni jõudmas, eks ju, et siis pannakse sinna eelarvesse sisse, et saaks kohe ehitama hakata. Aga selle aasta lisaeelarve on selles mõttes natuke teist masti, ütleme siis niimoodi, et investeeringute mahtu kärbitakse, võetakse välja sealt asju ja nendest tavapärastest positiivsetest korrektsioonidest seal sotsiaalteenustes või haridusvaldkonnas seal sellest ka väga pole midagi. Aga mida seal on kuhjaga, on tegelikult mingis mõttes ootuspärane, et me ju ootasime selles juba esimeses põhieelarves ju, et kui Keskerakond tuleb tagasi, et siis hakatakse omadele pappi kühveldama ja tegelikult seda praktiliselt ei olnud seal, eks mõtlesime, et millal see tuleb ja millal see tuli siis ilusti lisaeelarvega. Ja eks seal on kuhjad viisi neid selliseid 10-20 tuhande rahakaupa, eks ju, 8000 eurot saab näiteks üle-eestiline spordiliit Jõud, teda võib peaaegu nimetada Helir-Valdor Seederi nimeliseks, sest Helir-Valdor Seeder, ma mäletan ka valitsusaegadest alati, kui Isamaa oli koalitsioonis, siis Jõud pidi alati rahakest saama. Kabeliit saab 50 000 otsetoetust, eks ju, president Janek Mägi. Kabe on tore spordiala, aga teistele kõigile spordialadele seda tüüpi heldet toetust, eks ju, täiendavalt juurde ei pandud. Ja muidugi kaks kõige sellist markantsemat on siis Keskerakonna poolt siis Lüüra ja Isamaa siis Ratsabaas. Kabeliidu osas ma mõtlesin, et kui leitaks 50 000 eurot näiteks kõigile alaliitudele, mis ei ole olümpialad kokku, siis ma arvan, et see oleks täiesti tajutav kvalitatiivne hüpe kõigile neile organisatsioonidele kokku. Aga prioritiseerida, et mis on määrid niimoodi õhukese kihiga igale poole, eks ju, et tuleb ikkagi, kui tahad ikka purakat saada, et siis tuleb ikkagi panna prioriteete seada. Jah, aga need kaks suurt, jah, mis on kõige kuidagi, olgem ausad, oli ju teada, et nad tulevad.
oli teada, et nad tulevad, oli teada, et nad hädasti on vaja, ei ole midagi teha, tuleb see kiiver pähe tõmmata ja tuukrüllikond selga tõmmata ja see nagu üle elada see, et näeb paha välja. Et näeb paha välja ja siis ilmselgelt oli ka korralikult nagu eeltöö tehtud selleks, et kes esimesena suu julgeb lahti teha, see olime meie, et nii-öelda igast torust siis nagu vastu anda, et see on olnud, kõik olnud ootuspärane, täpselt nii ta läks. Ma arvan, on nagu üks näitleja kunagi ütles, et kui ta tegi mingit kehva suvelavastust, et selle kohta, et häbi hajub, aga raha jääb. Et ma arvan, et ka nemad mõtlesid umbes samamoodi, et küll seal natuke jauratakse niimoodi, aga lõpuks eks ju raha on raha, et seda ei võta ju keegi ära. Et selle lüüraga muidugi on eriti markantne see, eks ju, et tegemist on vähemusrahvuste nii-öelda ühe katsusorganisatsiooniga iseenesest väga tore, et mingit küsimust ei ole, see lihtsalt, mis on ebaõiglust varasemalt tekitanud, on see, et kui teised peavad siis nii-öelda taotlema kuskilt on ju sendi kaupa seda raha, siis see organisatsioon, kuna ta on Mihhail Kõlvartiga seotud, eks ju, seal juhatuses on keskerakondlane, kes on ka Kõlvartiga seotud ja täna volikogu liige Keskerakonna fraktsioonis, eks ju, siis nemad said kogu aeg ülemäärase sellise klotsi, eks ju, 85 000 sel aastal siis pakutakse, eks ju, mis oleks teiste organisatsioonide jaoks täiesti ulmeline on ju summa. Nemad said seda lihtsalt otsetoetusena ilma igasuguste projektideta. Ja siis me lõpetasime selle ära eelmise linnavalitsuse ajal, lõpetasime selle otsetoetuse ära, ehk siis ütlesime neile tegelikult seda, et me võime ju eraldi on ju projekti rahastu ja te võite, nad isegi lamp hakkab ära kustuma selliste sigaduste peale, et lähete taotlete sealt, eks, ja mida nad saidki teha, aga muidugi see pole nii mugav, kui lihtsalt saada otseklotsi. Mõlemal juhul, kui me räägime Lüürast ja kui me räägime Veskimetsa ratsabaasist, siis see, et Tallinna linn toetab rahvusvähemuste kultuurisündmusi katusorganisatsioon, see on jumalast okei. See, et linn toetab Tallinnas toimuvat sporditegevust endale kuuluvat, aga välja üüritud antud juhul, mis on, aga et põhimõtteliselt linn toetab ka endale kuuluvate kinnistute renoveerimist, põhimõtteliselt igati okei. Küsimus on nende puhul, kui me vaatame sisse nendesse kaasustesse, siis mõlemal juhul tehakse kõvasti erandeid. Ja siis me näeme neid nii ilmselgeid seoseid ühelt poolt Isamaa liiduga või Isamaaga, teiselt poolt Keskerakonnaga, siis see ongi kokkuvõttes probleem. Kokkuvõttes ei ole probleem, et selliste tegevustega tegeletakse. Kokkuvõttes ei ole ka probleem, on ju, nendes mõlemas organisatsioonis nähtustena. Kokkuvõttes see on see ebaõiglus, et teistel, kellel ei ole seda ligipääsu otsustajatele või ei ole selliseid seoseid, nemad ei saa mitte kunagi sellist raha ja see ongi see, mis teeb sellest katuse raha ja korruptsiooni. Mis on põhimõtteliselt poliitilise korruptsiooni definitsioon, eks ja. Ja Lüüra puhul ju täpselt nii ongi, et vähendatakse seda raha hulka, mida saavad kõik teised kultuuriühingud siis taotleda, eks ju, sellest vähemusrahvuste kultuurirahastust ja antakse sealt on ju klots otse siis Lüürale. Ja see organisatsioon on üldse väga muidugi omapärane, et on seal linnale kuuluva Kaera tänava, eks ju, endises lasteaias renditud pinnal, kus siis juhtumisi me siin avastasime eelmisel aastal, et mis seal olid taekwondo ja mingisugused võitlusspordiklubid olid registreeritud samal aadressil, seal on ju, tegid tasuta sporti ja kui neilt küsiti, et kuidas siis nii, siis ei, siin küll mingeid sportlasi pole kunagi nähtud ja siis oli see Ekspressis mingisugune vene rets, kes maalt välja saadeti, kes ütles, et ta on ise Kõlvarti sõber ja tema käib seal kogu aeg on ju trenni tegemas. Sellepärast ei pea raha maksma, et kuna Kõlvart on sõber, siis ma olen tasuta saan neid et vähemusrahvuste kultuurikeskus, kus mingisugused vene retsid tegelevad võitluskunstidega, et see on nagu väga selline omapärane organisatsioon ja loomulikult nagu me teame, et Keskerakond peab seal ka tasuta parteikoosolekuid ja muid kohtumisi, et selles mõttes on see paraku nii läbi põimunud selle Keskerakonna ökosüsteemiga, et millest tegelikult kannatab ka kogu see nagu päriselt see vähemusrahvuste kultuuritegevus. Nad ise räägivad, et aga Kultuuriministeerium toetab ka ju Lüürat, toetabki,
aga ta toetab ka muuhulgas samadel alustel, nagu ta toetab Lüürat, ta toetab teisi rahvuskultuuride katusorganisatsioone, neid on 10 Eesti. Ja ongi sellest avalik taotlusvoor, Lüüra taotleb sealt ja saab raha, see kõik on õige. Aga mitte kusagil ei tehta seda, et võetakse see üks ja tõstetakse eraldi teistest välja, teiste arvelt on ju ja antakse kordades rohkem kui see. Ja see privilegeeritus, et võtke maja, võtke tegevustoetus, et on üks fenomenaalne asi veel, on see, et on Tallinn 2035 strateegia. No mis on unistus tegelikult väga toredast Tallinnast, valdkondade kaupa on ju sellised suured strateegilised eesmärgid kirja pandud. No tänase linnavalitsuse jaoks ma olen düstoopia. Ja see on düstoopia, et see on selline tõesti selline suur Tallinna nagu nägemus, et mis suunas me liigume, asjad on läbi vaieldud, aga seal on põhimõtteliselt suured strateegilised eesmärgid ja siis on eraldi kirjas, et me toetame Lüürat. Et selles dokumendis ei ole mitte ühtegi nagu konkreetset organisatsiooni, mitte midagi. Seal ei ole isegi kirjas nagu umbes, ma ei tea, Tallinna linnatranspordist midagi nii spetsiifilist aga kultuuri peatükis on, et rahvuskultuuride strateegiline eesmärk on toetada seda sama Lüürat. Kui Keskerakonna puhul üldiselt ei üllatu. Tegelikult ei ole uudisväärtust. Ei ole uudisväärtust see kõik, mis me rääkisime, et nii kurb kui see ka pole, et see pidigi juhtuma Keskerakonna naasmisega, eks ju, linnavõimu juurde, siis Isamaa on siiski suutnud ka siin üllatada selle muutusega, mida nad siis tallinlastele lubasid. Ja juba koalitsioonilepingu sõlmimisel järsku siis oli sinna sisse spordipeatüki, mis on väga õhuke, praktiliselt mitte midagi, eks ju, spordis ei lubata ja siis vaatad hopsti, et siia on sisse ratsutanud üks Veskimetsa ratsabaas, mida siis opereerib Riina Solmani abikaasa, eks ju, ja põhieelarvesse nad ei julgenud seda raha sisse panna, aga nüüd lisaeelarves siis 230 000 on ette nähtud siis remonttöödeks selles spordibaasis. Ja siin on küsimusi on mitmeid, eks ju, et üks küsimus on see, et kas tegemist on, loomulikult kui raha on piiramatud, siis võib kõikidele spordialadele uhked paleed ehitada, aga me teame, et seda ei ole, eks ju, et ratsustamine on kahtlemata väga, väga vahva asi, aga tegemist on ikkagi üsna väikese hulga siis harrastajate siis valdkonnaga, eks ju, see on üks pool, aga teine pool on ikkagi seesama nagu avaliku halduse mingisugune baasprintsiip, eks ju, et sa omadele raha ei kühvelda, et isegi kui neil seda vaja on objektiivselt, eks ju, ja siin on ju selge olukord, kus sul on abikaasa on operaator sellele spordibaasil, eks ju, ja siis järsku of all the objects, eks ju, just nimelt see on sattunud siis nagu investeeringute kavasse, ehkki me teame, et varasemalt ta tegelikult ei ole nii-öelda prioriteetide nimekirjas kuidagi nii kõrgele sattunud. Ja kõige huvitavam selle juures minu jaoks on olnud sellest viimast nädalast, loomulikult Riina Solman sai väga kurjaks, et sellele tähelepanu pöörati, et linnavalitsus, mille liige ta on, eks ju, eelistab linnaressursi jagamisel just tema abikaasa poolt opereeritud baasi. Huvitav oli tal uus argument, ta ütles, et mind süüdistatakse selles, et ma täidan koalitsioonilepingut. Aga koalitsioonilepingusse kirjutas selle punkti ju seesama Riina Solman, et see on ju tegelikult selle sama... Ei sa eksid, ta eelmisel korral, kui see teema tähelepanu sai, siis ta rõhutas, et ta oli haige, kui seda arutati ja ta ei ole sellega kuidagi seotud olnud. Et tema ei kirjutanud, see kirjutati tema selja taga ja nüüd ei ole midagi teha, lihtsalt nüüd tuleb ära teha. Okei. Ma ei mõtlesin, et Järvan oli see, kellel oli siis suur selline ratsustamise huvi oli tekkinud, et see sinna sisse kirjutada, et me tegelikult ju kõik saame aru, et kuidas see sinna koalitsioonileppesse sai, siis oleme me huvitavas olukorras, kus nii mitmegi objekti puhul, näiteks võtame selle sama, eks ju, olümpiamõõtmetes Ujula, kus tegelikult võiks juba projekteerimine käia, aasta lõpus võiks hakata ehitama, meil on tuhandeid harrastajaid, meil on maailma tasemel tippsportlasi, eks ju, kellel on vaja neid vajalikke sportimisvõimalusi. Pool aastat on mööda läinud, tegelikult ei ole tehtud mitte midagi. On tehtud turu-uuringut, siis, et kas saaks mõnele ettevõtjale jälle on ju anda raha Ujula ehitamiseks, mis tähendab, see on omaette küsimus, et see on ebamõistlik, aga et tegelikult mitte midagi ei ole pool aastat tehtud, on ju aeg läheb.
aga samal ajal nad ikkagi ratsabaasi küsimuses on väga operatiivselt jõutud siin otsusteni. Me jõuame tagasi sinna samma kohta, et spordis on alati raha liiga vähe ja Tallinna linnal on omajagu sporditaristut ja omajagu sellest on halvas seisus. Need on kogu aeg rasked valikud, mida on vaja teha, mida remontida ja sageli see algabki nagu kategoorias, et mis on päriselt juba nagu hakkab muutuma ohtlikuks ja tuleb selles järjekorras remontida. Ja neid valikuid saab teha erinevatel alustel, aga mõistlik on, et seal on nagu mingid objektiivsed kriteeriumid, kui palju on harrastajaid, mis on see harrastajate arv, muidu kasutatavus, alternatiivsed võimalused ja nii edasi. Ja selles kohas, nii karm kui see ka ei ole, on väga palju muid alasid, kus see objektiivselt on vajadus suurem kui ratsutamises. Teine asi, mis teeb antud juhul veel nagu tegelikult selle asja väga problemaatiliseks, on see, et linn rendib väga palju oma kinnisvara välja, sealhulgas ka spordikinnisvara, ka sporditaristut on antud erinevatele klubidele, räägime me siin jalgpalliväljakutest, räägime me siin ka erinevatest võimlatest või spordisaalid, need on antud rendile klubidele, nad on antud rendile sellisel kujul, nagu nad on, arvestades siis ka seda rendi hinda. Ja nüüd ehk siis reeglina üsna soodsalt, just, aga et kõik need kulud ja ülalpidamise tegelikult katab see, kes rendib. Ja nüüd, selles mõttes me loome selles mõttes pretsedendi Veskimetsa ratsabaasiga, et me oleme andnud tõesti halvas olukorras hoone rendile või kompleksi rendile ja nüüd me läheme seda ise remontima. Nüüd kõik need sajad ja sajad rentnikud, kes erinevatel linnapindadel tegelevad, kõigil tekib põhjendatud ootus, et aga mul siin ka natuke lekib, on ju siit üks asjake või katust oleks vaja parandada või veetrassi oleks vaja ja tegelikult ka Veskimetsa ratsabaasis tegutsevad seda samadel alustel, oleks pearaha või klubide toetus, on ju seda nad saavad Tallinna linnalt samamoodi nagu kõik teised alad, aga nüüd nad saavad rohkem. Lihtsalt harrastajaid on väga vähe, ega sa ütled, et on karm. Ühtepidi karm, teisipidi see on ju elementaarne, et selles mõttes piiratud ressursi tingimustes kriteeriumiks on loomulikult see, et kus sa saad maksimaalselt ühist hüve tekitada, eks ju, ja loomulikult maailmas on väga palju spordialasid, millega tegeleb üsna kitsas hulk harrastajaid ja mõned neist on ka erakordselt kallid, ega me ju ei saa kuidagi võtta seda hoiakut, et me maksame kõigile kõik kinni, et selleks lihtsalt ju ressurssi ei ole, see tähendab seda, et see tuleks teiste arvelt ja loomulikult me peame eelistama ju loomulikult neid spordialasid, kus me linna suurim kasu on võimalik saavutada, et meie lapsed, noored liiguksid, eks ju, tegeleksid spordiga. Ja tuleb öelda, et Riina Solman siis taandas ennast linnavalitsuse istungil siis selle lisaeelarve vastuvõtmisest, mida ta juriidiliselt tegema ei pidanud, sest eelarve on üldakt vastavalt seadusele ja seal tegelikult huvide konflikti klausel ei toimi, aga kahtlemata seda on võimalik teha, kui inimene ise tajub, et tal on siin huvide konflikt selles kontekstis ja see, et Riina Solman niivõrd aktiivselt on sellel teemal siin jälle viimasel nädalal kõikides võimalikes formaatides ja Facebooki lõimedes osalenud, et sellega vaielda, näitab minu meelest just nimelt seda, et ta tegelikult saab aru. Kuigi esimesed tähelepanu juhtimist meie poolt on olnud see, et see ei ole õiglane, sest A, B, C ja siis tuleb vastu see, et aga kuidas te julged seda varguseks nimetada ja korruptsiooniks nimetada, see pole üldse õige. Ja kuni selleni välja umbes, et te süüdistate mind selles, et ma eelistan olla abielus oma abikaasaga. Olge abielus, meil on väga hea meel selle üle, aga ärge kasutage oma ametipositsiooni selleks, et anda põhjendamatuid soodustusi oma lähisugulastele, see on ju baas-printsiip. Ja täpselt, ja veel kord ka see, et ka toetada mittetulundusühinguid, kuhu kuuluvad koalitsiooni kuuluvad, kuhu juhatusse kuuluvad koalitsiooni kuuluvad erakonna liikmed nagu Lüüra puhul, see on okei olukorras, kus see on saadud läbi avatud konkursi, avalik konkursi ja kõigil on olnud võrdsed võimalused. Ja just selleks need konkursid ongi, et seda tüüpi konflikte vältida. Täpselt.
aga loomulikult sellises poliitilises kultuuris, nagu meie tahaks ehitada, sellist asja ei oleks. Aga selles poliitilises kultuuris, kus Keskerakond on koos Isamaaga ennast leidnud või siis kuhu siis Keskerakond on Isamaa niimoodi sisse kaisu võtnud, on see ju täitsa normaalne värk, nii tegelikult käibki, selleks me ju võimule tulimegi, et vaata kui raske oli tulla, siin valimised õudne värk, niimoodi palju laenusid pidi tagasi maksma, nii, et nüüd on ju see aeg, kus tuleb seda poliitilist ressurssi nagu üks võimupoliitik, et seda tulebki jagada. Ja sellega me täna lõpetame ja jäänud on veel nädala Minsk. Ja siis selle nädala Minsk tuleb Riina Solmanilt, kes võitluslikult oma ratsabaasi ees seistes ühel hetkel ütles, kadedus hobuseomanike suunal ei saa olla otsustamise juhtiv jõud. Aitäh kuulamast!